Liigume edasi 3. päevakorrapunktiga, milleks on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise eelnõu. Kutsun eelnõud ette kandma Sotsiaaldemokraatliku Erakonna saadiku Pirke Mirel Vahapilli. Lugupeetud eesistuja ja saalis viibijad, mina olen Pirke Mirel Vahapill Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist ja meie eelnõu näeb ette Riigikogu liikme staatuse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmist. Eesti Vabariigi seadusest tulenevalt otsustab noorte Riigikogu muuta seadust alljärgnevalt. Paragrahv 1. Riigikogu töö- ja kodukorra seaduse muutmine. Muuta paragrahvi 30 lõiget 1 ja sõnastada järgmiselt. Riigikogu liikmele hüvitatakse kuludokumentide alusel tööga seotud kulutused kuni 5% Riigikogu liikme ametipalgast Riigikogu juhatuse kehtestatud korras. Paragrahv 2. Vabariigi Valitsuse seaduse muutmine. Muuta paragrahvi 31 lõiget 1 ja sõnastada järgmiselt. Vabariigi Valitsuse liikmele hüvitatakse igakuiselt 5% ametipalgast esinduskulude katteks kuludokumendi alusel. Paragrahv 3. Seaduse jõustumine. Käesoleva seaduse muudatused jõustuvad 1. jaanuaril 2026. Majanduskriis on aina kiiremalt jõudu kogumas ja tegelikult on see juba kohal. Kui mujal sektorites töötavad inimesed peavad igapäevaseks toimetulekuks pidevalt leidma uusi kokkuhoiukohti, siis nii Riigikogu kui Vabariigi Valitsuse liikmetele makstakse iga aasta põhjendamatult suurtes kogustes kuluhüvitisi. Riigikogu liikmele hüvitatakse hetkel kulutused kuludokumentide alusel kuni 25% ulatuses ja Vabariigi Valitsuse liikmele makstakse igakuiselt 20% ametipalgast vaid esinduskuludeks. 2022. aasta seisuga kulus pelgalt Riigikogu liikmetele kuluhüvitiste tarbeks üle 1,3 miljoni euro. Leiame, et Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse liikmed peavad olema kodanikele eeskujuks ning loobuma senisest hüvitiste suurusest solidaarsusest Eesti rahva vastu. Soovime vähendada kuluhüvitiste maksimaalset mahtu riigikogulase ning valitsuse liikme palgast kuni 5%-ni, lisades kontrollmehhanismid Eesti Vabariigi Valitsuse liikmete kulude uurimisse, mis on seni kehtinud Riigikogu liikmetelegi. Toonitame kuni 5% hüvitise säilimise tähtsust, sest Riigikogu liikmed saavad siis efektiivselt kohtuda rahva, valdkonna ekspertide ja muude isikutega. Kuluhüvitiste kärpimine toob kriitilise kokkuhoiu riigieelarves. Säästetud raha saab investeerida aktuaalsematesse sektoritesse. Kriisiolukorras on kõik ühiskonna liikmed sunnitud ressursse säästma. See peaks algama eelkõige võimuesindajatest, kelle rahvas on otseselt ennast esindama valinud. Igas valdkonnas tehakse kärpeid ja proportsionaalseid investeeringuid. Samal ajal makstakse miljoneid eurosid maksumaksja raha võimuesindajate mugavuseks. Selline tegevus tekitab ühiskonnas ebausaldust riigivõimu vastu. Rahvas on delegeerinud oma võimu Riigikogu saadikutele. Seega peaksid just nemad olema esimesed, kes on ühiskonnas eeskujuks ja kellele taolised muudatused rakenduvad. Eelnõu sisu keskendub Riigikogu liikmete ja Vabariigi Valitsuse liikmete kuluhüvitiste kärpimisele 5%-ni, eesmärgil, et maksumaksja raha saaks leida kasutust otstarbekamalt. Kuluhüvitiste kärpimine tekitab riigieelarvesse juurde üle 1 miljoni euro aastas ning lähendab rahvast ja võimukandjaid. Hetkel keerleb avalik diskussioon kokkuhoiu, säästmise ja kärbete ümber, mis hõlmavad ka kodanike eraelu. Riigil on majanduse parandamiseks vaja kokku hoida nii palju kui võimalik, mis tähendab ka vajalike kärbete teostamist. Meie sotsiaaldemokraatidega loodame, et te mõistate olukorra tõsidust ja hääletate meie eelnõu poolt. Aitäh! Sellele eelnõule ei laekunud adekvaatseid muudatusettepanekuid, seega selle eelnõu lugemisel me muudatusettepanekuid ei menetle. Riigikogul on nüüd võimalus eelnõu esitanud fraktsioonilt küsimusi küsida. Palun panna ennast kõnede järjekorda. Selleks kutsun Riigikogu küsimustele vastama Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni saadiku Noora Reinsalu.
Lugupeetud eesistuja, kallid kolleegid, olen nõus vastama teie küsimustele. Saadik number 67, Georg Roy-Nuudi, palun. Aitäh sõna eest, lugupeetud eesistuja. Kuigi ideena ma nõustun teiega, et kuluhüvitised ei ole võib-olla kõige targem viis, kuidas raha jagada ja kärpeid on vaja, siis kas te ei leia, et tegu on suhteliselt marginaalse kärpega ja miks üldse jätta see 5% ja miks me lihtsalt ei kaota neid täiesti ära? Aitäh. Aitäh küsimuse eest. Väga hea, et te seda küsite. Marginaalne sellepärast, et meil on tõsine majanduskriis, tegelikult ka kohe juba kätte jõudnud. Sellepärast on meil vaja teha marginaalseid otsuseid, et meie majandust üldse veel toimimas hoida ja et riigieelarvet kärpida, et teha investeeringuid kriitilisematesse sektoritesse. Ja 5% jääb alles sellepärast, et hüvitada Riigikogu liikmetele ja ministritele nende lähetuskulud, mis seonduvad siis reisidega välisriikidesse, koolitustega ja nii edasi. Aitäh. EKRE saadik number 11, Kristjan Maiste. Aitäh, austatud eesistuja. Minu küsimus on siis, et põhjus, miks on riigikogulastel kõrged palgad ja kuluhüvitused, on see, et siin oleks kompetentsed inimesed ja et meil oleks võimalikult vähe korruptsiooni. Kas te ei karda, et nüüd, kui me võtame selle eelnõu vastu, siis meil on korruptsiooni tõus ja samuti langeb ka Riigikogu kompetents? Aitäh teie küsimuse eest. Riigikogu liikmetel on juba praegu päris kõrged palgad, ehk siis tekib küsimus, milleks on neil vaja veel lisakuluhüvitisi. Ja teiseks, kui rahvas legitimeerib Riigikogu saadikuid enda demokraatliku võimuga, siis mina isiklikult valijana ei sooviks valida inimest Riigikokku, kes läheb sinna tegema tööd kõrge palga pärast. Aitäh. Eesti 200 saadik number 62, Henri Kask. Aitäh sõna eest, austatud eesistuja. Olete seaduseelnõust välja toonud, et seaduse muudatused jõustuvad aastal 2026. Järgmised Riigikogu valimised toimuvad aga aastal 2027, seega muudate kuluhüvitiste ulatust keset mandaati. Kuidas kommenteerite? Aitäh küsimuse eest. Nagu ka me oleme juba korduvalt toonitanud, siis kiire muudatus tuleb olukorra kriitilisusest. Kuskilt peab hakkama kokku hoidma ja see kokkuhoid peab algama võimu esindajatest. Sama tehti ka aastal 2009, kui oli majanduskriis, siis vähendati kuluhüvitisi 10% peale, kuid vahepeal on toimunud muudatused ühiskonnas, inflatsioon ning seetõttu on see kuluhüvitiste suurus meie arvates vajalik 5% ulatuses. Aitäh. Reformierakonna saadik number 30, Tuule Kalamees. Aitäh sõna eest, lugupeetud eesistuja. Tekkis selline küsimus, et kui te siin räägite, et 2022 aasta seisuga kulus liikmete kuluhüvitiste tarbeks üle 1,3 miljoni, kas keegi teie erakonnast on teinud arvutused, et mis oleks siis kuluhüvitiste kogusumma teie muudatusega? Aitäh. Aitäh küsimuse eest. Kui ma nüüd õigesti aru sain, siis te mõtlete, et palju reaalselt aastas kuluhüvitiste pealt kokku saaks hoida. Tõime 2022. aasta näite 1,3 miljonit eurot, mis läks siis Riigikogu liikmete kuluhüvitisteks. Ühel aastal läheb umbes kuskil üle 200 000 euro ministrite esinduskulude hüvitamiseks. Seega kiired arvutused ja see tuleb kuskil 1,5 miljonit eurot kokkuhoidu iga aasta. Aitäh. Isamaa saadik number 20, Alide Kristiine Alba. Aitäh sõna eest. Ma tahtsin, lugupeetud sotsid, teie käest küsida, et te just rääkisite, et Eestis on nagu raske elu ja et raha ei ole. Ja ma isiklikult arvan, et Riigikogu liikme koht on piisavalt prestiižikas ja tähtis, et siin võiks olla natukene kõrgem palk kui Eesti keskmine. Ja ma tahan teilt küsida, et miks te lihtsalt kärbite meid, mitte ei mõtle suurelt plaanilt, et kuidas me seda raha päriselt nagu juurde saaksime tekitada, mitte et raha ära võtta. Aitäh. Aitäh teie küsimuse eest. Me tekitamegi raha juurde riigieelarvesse Riigikogu liikmete kuluhüvitiste kokkuhoiu pealt.
See on vajalik selleks, et saada riigieelarvesse vajalikku raha juurde. Aitäh! Isamaa saadik number 32, Sander Talts. Aitäh sõna eest, austatud esimees. Ma arvan, et me kõik saime eile kogeda, kui kurnav on tegelikult Riigikogu saadiku töö. Mõelge nüüd sellele, et Riigikogu saadikud peavad sellega igapäevaselt tegelema. Kui me nüüd hakkame nende palkasid ka kärpima, tähendab see seda, et see demotiveerib neid, mis tõttu riik ei saa suure tõenäosusega väga isegi areneda. Et mis teie sellest arvate? Aitäh küsimuse eest. Kui me võtame ükskõik millise muu sektori peale, siis ütleme võimu esindajate sektori praeguseks, siis igal pool peavad kõik töötajad ja kõik inimesed kokku hoidma, et tulla toime kõrgenevate maksude ja inflatsiooniga. Siis miks ei peaks just võimu esindajad, kelle rahvas on ennast esindama valinud, näitama seda vajalikku eeskuju, et hoida vajalikku raha kokku? Aitäh! Reformierakonna saadik number 41, Artur Mikfeld. Aitäh, hea istungi juhataja, lugupeetud ettekandja. Te mainisite ühes oma vastuse, et seda võimalik raha on kasutada näiteks lähetuste jaoks. 5% praegusest Riigikogu liikme palgast on umbes 300 eurot. Kas selle raha eest on võimalik neid lähetusi siis kaugematesse maadesse läbi viia? Ja teiseks, kui me juba vähendame neid summasid ja protsente, kas ei oleks mõistlikum teha siis juba täielik kaotus, et kui me poole peale tuleme, pigem lähme juba lõpuni ka ära? Aitäh! Aitäh küsimuse eest! Mõistan teie muret, aga kui te loete Riigikogu liikme staatuse seadust, siis seal on kirjas, et selle korra ja mahu otsustab tegelikult Riigikogu juhatus oma otsusega. Seega, mis mahus lähetuskulud hüvitatakse, seda reguleerib Riigikogu juhatuse otsus. Aitäh! Reformierakonna saadik number 56, Aleksander Sommer. Aitäh sõna eest, austatud Riigikogu esimees. Mul on küsimus teie, te ütlete, et säästetud raha saab investeerida aktuaalsematesse sektoritesse, et mis need siis teie arust need aktuaalsemad sektorid on, mis vajaksid siis seda 1,3 miljoni suurust rahasüsti? Aitäh! Aitäh küsimuse eest. Meie arvates võiksid olla need sektorid eelkõige problemaatilised teemad ühiskonnas, näiteks julgeolek, sotsiaaltöötajate palgad, toetused, õpetajate palgad, mis on aastast aastasse juba iganenud teema ja olukord ei taha üldse paremaks minna, ehk siis neid teemasid on kuhjaga, kuhu seda raha panna ja mis on kriitilisem kui Riigikogu liikme kütusekulu hüvitamine. Aitäh! Isamaa saadik number 31, Sirli Švede. Aitäh sõna eest. Kas te ei leia, et finantse kärpides see vähendaks väikse Eesti esinduslikkust ja väärikust laiemas maailmas? Aitäh! Aitäh küsimuse eest. Päris hästi ei mõista seda küsimust, aga ma üritan kuidagi sellele vastata. Nagu ma olen ka korduvalt öelnud, siis eriti Riigikogu liikmed, kes teostavad Eesti Vabariigis rahvavõimu, demokraatlikus riigis on kõrgemaks võimuorganiks rahvas, lihtsalt igaks juhuks, kes teostavad rahvavõimu, siis nemad peaksid olema eeskujuks ühiskonnale. Kui kõik inimesed on sunnitud oma kulusid kärpima, siis eelkõige võiks eeskuju hakata võimu esindajatest, kes on ülejäänud ühiskonnale eeskujuks. Aitäh! Isamaa saadik number 21, Tauno Kobin. Aitäh sõna eest, proua eesistuja. Mu pinginaabri küsimuse mõte oli selles, et kuidas me hakkame silma paistma välisriikidele, kui me ei saa enda esindust saata enam, kui meil on ainult 300 eurot kuluhüvitisi. Aitäh! Aitäh küsimuse eest. Välislähetuse kulud kuuluvad kompenseerimisele Riigikogu juhatuse otsuse alusel. Riigikogu juhatus otsustab, Riigikogu liige peab välislähetuseks esitama oma vajalikud kuludokumendid ja selle otsuse alusel need hüvitatakse. Aitäh! Võtan saalist viimase küsimuse. EKRE saadik number 19, Janar Sepp. Austatud eesistuja,
Et minu küsimus on siis selline, et mispärast riigieelarve täitmiseks minna kuluhüvitiste kallale, kui saaks maksustada näiteks suuri korporatsioone, ettevõtteid ja panku, kellel on tohutud ressursid ja kellel pole selle maksu maksmine mitte mingisugune probleem. Et sealt saaks ju riigieelarvele päris ilusa summa raha. Aitäh! Aitäh küsimuse eest. Kas te tahate tõsta praeguses ühiskonnas uuesti makse? Kui te seda teha soovite, te võite alati esitada uue eelnõu. Aitäh! Saadik võib naasta kohale. Kui on soovi sõna võtta läbirääkimiste voorus, registreerige ennast kõne järjekorda. Nüüd läheme läbirääkimiste juurde. Reformierakonna fraktsioonist palun saadik number 51, Miia-Marleen Rahe. Head saalisistujad, lugupeetud eesistuja. Reformierakonna fraktsioon leiab, et Sotsiaaldemokraatliku erakonna eelnõu on mõistlik. Toonitan, et riigieelarve on 500 miljoni euroga miinuses. Praegu on aeg igas võimalikus valdkonnas kokku hoida, et auku riigieelarves katta. Aitäh! Keskerakonna fraktsiooni saadik number 70, Lenna Haandi. Aitäh sõna eest, austatud eesistuja. Kallis Riigikogu, Keskerakonna seisaks sotside suhtes on kindel toetus. Meie leiame, et nende poolt lahendatav probleem on väga aktuaalne ja lahendus ääretult ennast ohverdav. Fakt on, et Eesti riigieelarvega on minevikus ja siiani olnud probleeme ja sotside väljapääs sellest on väga teretulnud. Iseenda kuluhüvitiste kärpimine on nutikas idee, mis kindlasti on õhus olnud juba pikalt, kuid sotsdem tegi lõpuks sammu, mida teised Riigikogu liikmed on võib-olla kartnud võtta. Uskuge mind, kallid saadikud, Eesti veel tänab teid. Iga valija, kes teile oma hääle on andnud, soovib, et see saalitäis poliitikuid siin teeksid otsuseid, mis on parimad just maksumaksjale. See on see. Antud eelnõu on teie võimalus seista oma selja taga oleva Eesti eest. Igal juhul on ideele algus pandud ja nüüd on meie kätes see, kas vastu võtta või tagasi lükata. Tehke palun õige otsus. Aitäh! EKRE fraktsiooni saadik number 12, Hugo Raitmei. Ja aitäh! Nii, kui ma seda Sotsiaaldemokraatliku erakonna eelnõu nüüd loen, siis ma võin öelda, et ma toetan seda 100%. See on jube ilus eelnõu. EKRE on selle poolt, et kuluhüvitised tuleks üldse ära kaotada, aga ma pean siiski mainima, et minu arvates on see erakordselt küüniline, et Reformierakond räägib siin maksude langetamisest, riigieelarve kärpimisest, millest iganes, samal ajal Eesti rahvalt, ma ei tea, mitu nahka koorides. Ma olen õnnelik, et te selle eelnõu poolt hääletate, tõesti, sest et see on võib-olla esimene mõistlik samm, mille te siin Riigikogus tõesti ette võtate. Ja aitäh teile! Isamaa fraktsiooni saadik number 32, Sander Talts. Nii, aitäh sõna eest, austatud esimees. Nimelt, Isamaa on kategooriliselt selle eelnõu jõustumise vastu. Aga miks? Räägime sellest 1,3 miljonist. Jah, 1,3 miljonit riigieelarvesse kõlab hästi. Tavainimese jaoks on see suur summa. Aga kui me võtame riigieelarve mastaabis, siis see metafoorselt on tegelikult lihtsalt peertuulde. Sa ei tunne isegi selle haisu. Seega, 1,3 miljoni eest sai see isegi ühte tanki osta, nagu sotsid paksid välja, et kulutaks seda kaitse-eelarvesse. See 1,3 miljonit riigitöötajatelt ära võtta demotiveerib neid ja sellest võivad tulla palju rängemad mõjud kui see, et me ei kasuta seda 1,3 miljonit.
Aitäh! Eesti 200 fraktsiooni saadik number 73, Hugo Sebastian Sulger. Aitäh sõna eest, lugupeetud eesistuja. Kõigepealt ma julgen siis väita, et poliitiku maine Eestis ei ole kõige parem. Ma olen seda isiklikust kogemusest näinud nii päriselus kui ka interneti vahendusel. Siinkohal aitäh Sotsiaaldemokraatlikule erakonnale, et te proovite lahendada probleemi ja aitäh, et te olete leidnud uue vaatepunkti probleemi lahendamiseks. Ma mõistan, et rahvasaadikud peavad olema väärtustatud, aga ma mõistan ka seda, et me ei tohi endale antud volitust kuritarvitada. Tekkis küll muidugi üks küsimus. 20% Riigikogu liikmete palgast on ette nähtud ka eluasemekulude hüvitamiseks. Ja miks siis jätta see puutumata? Aga Eesti 200 loodab ja usub, et see eelnõu on alles esimene samm poliitiku maine taastamise poole ja meie toetame seda eelnõu täielikult. Annan võimaluse Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni saadikul Rene Ben-Pihlil oma eelnõu arutelu kokku võtta. Aitäh sõna eest. Lubage, ma räägin teile solidaarsusest. Palun pange tähele, et ilma solidaarsuseta ei ole võimalik inimestel koeksisteerida. See tähendab, et ühtekuuluvus on just nimelt see siduvaine, mis hoiab ühiskonda tervikuna. Kui miljard aastat tagasi tekkisid esimesed hulkraksed taimed, siis mida arvate teie? Kas ka nende rakkudes leidus aset solidaarsus? Ma arvan, et see on iseenesest mõistetav, et ka elusolendite baastasandil leiab aset vendlus. Kallid delegaadid, kui väiksemad jaotused meist suudavad koos toimida ning samas praktiseerida verevennalikku armastust ja hoolivust, kas te ei arva, et see on ka meie ülesanne järgida nende eeskuju, võtta neilt õppust ja haarata kinni kalli kaasmaalase õlgadest ning öelda talle, mina armastan sind. Mul on päriselt kahju, et me näeme tänapäeval üha rohkem lõhestumist ning inimlikkuse ja eestluse mõiste kadumist. Meie eelnõu on vaid üks vajalikest meetmetest, mida tuleks rakendada, et näidata kogu Eesti Vabariigi rahvale, et meie Toompeal ei ole teist kõrgemal. Õieti oleme teiega samas paadis ja samas kehas, kus koos toimimine on ainukene viis edasi. Ma sooviksin teile oma kõne lõpetades toonitada solidaarsuse tähtsust ja olemust. Nagu ütles August Kailit Öises teekonnas, kõik ilu on haige inimese veel haiglasem fantaasia ning täitmata kireavaldus. Ma nõustun, et mõnikord me peame ilu nimel fantaseerima, kuid ma luban teile, et see ilu on lähedal. Solidaarsuse unistus on meie käte ulatuse kaugusel. Aitäh! Aitäh! Sulgen läbirääkimised. Viime läbi lõpphääletuse. Lõpphääletusele läheb eelnõu ilma muudatusteta. Hea noorte Riigikogu, panen lõpphääletusele Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu liikme staatuse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise eelnõu. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Eelnõu poolt on 79 saadikut, vastu 17, erapooletuid ei ole. Eelnõu on vastu võetud. Plaksutamine on päevakorras.